aga kontsert toimub nagunii. Kõik, mis siin taevast alla tuleb või ei tule, aga no paistab, et päike tuleb just välja ja... Tere, armsad sõbrad! Mul on suur rõõm teid tervitada täna siin Äärekoppi talu peoplatsil. Et see on nüüd upsjate oma peoplats. Ja siit ta tuleb meie tänase õhtu särav kangelane. Upsjad! Märk on rinnas, et ära tunneks. Ja kas niisama ei ole? Ja. Läks ju, aga vaataks äkki selle loitsu showkavaga üle, jah? Mälestused kõigile, kellel pakud hansad, kõik ütlevad, et see on väärt raam. Aga tants tuleb ja ma viskan pintsaku ka maha. Poisid, miks teid pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teid pille ei hüüa, mina tahan tantsu lüüa. Õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa. Jah, see läheb hästi pääle rahvale. Hansa on ikkagi rahvajoon. Just nende ees on taha ja küll kiilemaha. linnas, kus on laevatatav pinnast tüki südamest ma jätnud õitsema. Kuid kui aasta
aasta ring saab ümber, pööran laeva otsa ümber ja ma koju sõidan ta. Pauli idee tuli juba eelmine suvi, mõtlesin, et juubel tuleb nagunii teha, siis, et mis siis teha. Ja siis mõtlesin, et teeme sedamoodi seekord, et räägime upsete lugu, hakkame otsast peale. Mitte eriti ammu, kuid mitte ka just eile, vaid umbes 30 aastat tagasi said kokku Mari ja Jüri, Malle ja Kalle, Jaana ja Aarne, Külli ja Jaanus, Moonika ja Leino ja paljud teised Tartu noored rahvatantsuhuvilised selleks, et koos tantsida meile nii omaseid Eesti rahvatantse. Sellise vahva võimaluse pakkus neile Milvi, kes kutsus nad kõik kokku, õpetas neile liikumist, tantsusamme ja tantse ning nakatas neid tõenäoliselt kogu eluks tantsupisikul. Vaatasin, et oligi alguse moodi, et kõik ikka ei tee veel korralikult põhisammu ja nagu alguses ikka on, kõik pole veel nii välja treenitud. Aga pärast läks asi järjest ilusamaks ja toredamaks ja tänane kava jättis? Väga hästi üles ehitatud. Esialgu oli mul natuke igav, aga pärast läks lustiliseks ja lõbusaks ja muidugi see viht täiendas väga hästi seda teie kava, nii et Tarmo oli väga hästi ilmataadiga kokkuleppele jõudnud, aga väga ilus kava oli. Kai, mis sa ütled siis tänase juubelikontserdi kohta? Hästi tegite.
Teil on väga super paik, mida iga rühmajuht võiks endale igatseda. Selline, et kus rühmajuhil on pakkuda lavaga selline koduõu ja kaskede all, see oli nagu muinasjutus, kui te sealt välja astusite. Oli jah. Ja, et see on selline kadestamist väärt paik teil. Ma ei oskagi öelda, kõik oli nii südamesse minev ja nii armas, et no lihtsalt. Aga kui tantsudest rääkides, mulle õudselt meeldis see meremeeste särkidega tants. See oli nii bravuuri täis, poisid. Et see oli kohutult kihvt. Sadam neelab mind ja jalge all on kindel mind, ootab mind võõres mind. Linnal tunda pole vaja, seal kus merimeeste maja, seal on laulmaer, kostab taime linna. Siin on mehed, kellel tulla ja vaid tunda sinult küsida, paramalge nii. Väike teil ootab vaid, veel on vaid, kuhu sai lahtu hoidule mu arvud lootusel. Kui merelt tulen taas, hüüan rõõmsal hallari ja sul tasku pistan kingib kallari. No nii, nüüd me saime kätte kauaaegse upsi ja meie juhendaja Kati ja küsime siis, et kuidas sa siis seda meie rühma iseloomustaksid? Tublid olete, väga ilusti tantsite, kiitus, kõike jaksate. Aga kuidas sa praegust perioodi iseloomustad? Mulle meeldib see, et teid on nii palju, hästi palju on noori, tublid. See tähendab seda, et upsijad elavad veel kaua edasi. Mis punt ta selline on? Ära küsi nii raskeid küsimusi. Edasipürgiv, tantsiv, lustiline ja natuke riukaid täis. Riukaid täis? Räägi nendest riukastest. No kas või täna esinemine, eks ju, vaata nende poiste esinemisi ja et kui nad oma keppidega ikka platsi peale tulid ja ega see lakkaminek ka polnud ilma riukastita ju. Nägid sa?
Lähme järgi. Kas lähme? Lähme nüüd. Esimene mees, tervist, lähme. Mis upsiaid iseloomustab sinu jaoks? Mis iseloomustab? Mulle jäi silma, et teil on selline hästi hea meeskond terve selle kontserdi ja kõige selle peo organiseerimisel, et oli näha, et mitte Tarmo üksi ei pea seal ees võitlema, vaid kõik ülesanded olid nagu ära jagatud ja hästi palju oli rühmaliikmed toetasid, et see jäi silma selliselt positiivse külje pealt kohe hästi. Aga üldiselt meeldis mulle kõik, kuidas Tarmost on saanud suur luuletajad, et kõik, mis ta sinna ette rääkis, oli nii asjakohane ja nii ilusti sõnastatud ja noh, kõik oli nii läbimõeldud, et ja siis ikka tal on kõik, teie olete ju tal abis, kui ta midagi organiseerib, et see on ka tähtis, et te kõik koos teete ja see koht on siin nii kihvtiks muudetud, eks ole, et siin saabki kohe niimoodi koos olla ja midagi ette võtta ja külalisi kutsuda ja et see on, Tarmo on fantastiline. Ja muidugi ei saa maha vaikida ka meie sõpru, kes on olnud kaaslased meie projektirühmades. Poisid, miks teid pille lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Poisid, miks teid pille lüüa, mina tahan tantsu lüüa. Õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa. Siin on neiud noorukesed, justkui roosinupukesed, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa, õissa ja õissassa. Ja vaadates seda tänast Vikerkaare show'd, no ausalt öelda silm läks marjaks. Ühes asjas sellest lahedast esitusest ja teiseks muidugi see, et noh, ta tuli südamest ja ta läks südamesse.
tänasest õhtust sulle kõige enam? Upsjate esinemine meeldis, sest et nii nagu me plaanisime, nii ta välja tuli ja pealtvaatajatel ka meeldis, läks hinge, et me saime oma lugu rääkida, et see oli nagu peamine. Kaerajaan, ai kaerajaan, karga välja kaema, kaerajaan, ai kaerajaan, karga välja kaema. Kas on pikas kaevu läinud, kaerajaan ta välja tulnud, kas on pikas kaevu läinud, kaerajaan ta välja tulnud. Kaerajaan, ai kaerajaan, karga välja kaema, kaerajaan, karga välja kaema. Kas on Kaie viga saanud, et ta valjut hiljatanud või mis on Kaie viga saanud, et ta valjut hiljatanud? Ma tahtsin küsida, kas kontsert meeldis? No loomulikult meeldis, ta ei saanud ju mitte meeldida, väga meeldis. Ma vahepeal pühkisin järjest silmi, seepärast et no mis sa teed? Vett tuli taevast ja tuli mujalt siis ka. Aga upsjad on ka osake sinust, on ju? Jumal tänatud, et ma saan seda, et te seda tunnistate ja nagu räägite, et sellest on tulu olnud, et see on üks asi, mis jälle südamesse läheb. Dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. No, mis siis Peoveerene Miil ütles ka? Võib lugeda õnnestunuks, sest nagu sa näed, kõik on selja taga. Rahvas tantsib ja pidu käib täies hoos. Täpselt. No, palju siis higi sai ära valatud siis selle ettevalmistamisega? Palju. Aga sai ka selles mõttes nagu taastusravi. Et ma nagu kõik, mis on välja higistatud, kõik on tagasi joodud, ütleme selles mõttes, et aga no vaev on nähtud, aga see tasub ennast ära ikka.